kui 4 minutit oli mängitud, siis 14-6 Pärnu juhtis, Toomitsite esimesed punktid tulevad ära lauapõrkega. Lõppviimistlus oli nii-öelda kehva, et Laane enda headuses, et selle liiga üks parimaid vahetlõikajaid. Sealt võimalus siis on edasi minna ka esiliigasse. Ja väga kergelt purjetab Cheese Toomits taaskord ja nüüd pakutakse palli alla ja ilmselt selle sama... ikkagi liiga lihtne jalutuskäik pargis. Ikkagi nii puhtalt ja nii vabalt viskel ei lubata. Woods kas läheb ülevalt panema? Ülevalt ei pane, aga 2+1 tuleb seal sellegi poolest. Palli ei tule, Cheese ise korralikult seal nikerdamas on ja lauapõrkega tuleb ära Woodsile. Woods on 3 tagant ka võimeline viskama, aga sellel korral läheb lõpuni välja. Kelle väljakul 5 sekundit on mängida. Teisel pool võtab ka Cheese teravuse ette. Seni siis kõige suurem vahe olnud 8 punkti. Kui Laane toob ka vajalikud punktid Rapla jaoks nüüd lõpuks ära. Kaotavad palli. Cheese'i läheb vahelt lõige, kas läheb ise lõpuni, leiab Niitsu ja tulevad 2 punkti juurde. Kaitses Pärnu ka täna üldse mitte kehvasti mängimas. Näitab Stevens ilusat individuaalset sooritust, kena pete ja 10 punktilist vahet me täna oleme juba 2 korral näinud, aga kaua see ei kesta. Siin ikkagi Rapla olnud pigem selles tagaaja rollis, aga Toomitsile maapõrkesööt Laanelt tuleb. Siis seal kurvalt ikka istuda, et tõmbab oma mängumehed ka kaasa, aga siit Stevens paneb tagasi hüppega 3 jälle ja veerandfinaal teise kohtumise Pärnu Sadama ja Avis Utilitas Rapla vahel on võitnud kodumeeskond Pärnu Sadam seisuga 83-71.